Kes oli see inimene, kes arendas välja relatiivsuse üldised teooriad? Kes oli see inimene, kelle töö mõjutas oluliselt tuumaenergia arengut? Kes oli see inimene, kes võitis 1921. aastal Nobeli füüsikapreemia? Kes oli see inimene, keda peetakse 20. sajandi kõige mõjukamaks füüsikuks? Selleks inimeseks ei ole keegi muu kui Albert Einstein. Einstein sündis 14. märtsil 1879. aastal. Ta kasvas üles ilmalikus juudi perekonnas. Tema isa Hermann Einstein oli müügimees ja insener. Einsteini ema juhtis pere majapidamist ning Einsteinil oli üks õde, kes sündis 2 aastat pärast teda. Viieaastaselt hakkas Albert käima katoliiklikus algkoolis, olles selle ainus juudi soost õpilane. Ja 8-aastaselt Luitpoldi gümnaasiumis, mis tänapäeval kannab Albert Einsteini gümnaasiumi nime. Einstein oli hea õpilane, kuid talle ei sobinud koolisüsteem, kus pidi ta palju tuupima, et asjad meelde jääks. Pärast gümnaasiumi tahtis Einstein minna ülikooli Šveitsi, kuid sisseastumiskatsetel sai ta mitmes aines halva tulemuse, välja arvatud füüsikas ja matemaatikas. 1 aasta Einstein täiendas oma teadmisi ning 17-aastaselt proovis ta uuesti Šveitsi ülikooli saada ning tal ka see õnnestus. Pärast kõrgema tehnikakooli lõpetamist olid talle kõik teed valla. 1896. aastal loobus Einstein Württembergi kodakondsusest, et mitte minna sõjaväkke. Albert elas oma eluajal paljudes erinevates riikides, nii Saksamaal, Itaalias, Šveitsis ja USAs. Pärast Hitleri võimule tulekut Saksamaal ei soovinud Einstein oma kodumaale naasta, kuna ta oli juut ja teatavasti Hitler vihkas juute. Einstein suutis oma eluajal palju teha, kuid kõige populaarsem avastus oli relatiivsusteooria ja selle võrrand. E võrdub M korda C ruudus. Igavene keeruline valem, kuid tähtis teooria massi ja energia vahelise seose leidmiseks. Einstein mõtles mitu käiku ette ning teise maailmasõja künnisel aitas ta hoiatada USA president Franklin Roosevelti, et Saksamaa võib Ameerikat tuumarelvaga ähvardada. Tänu Einsteinile hakati ka USA's tuumarelvade peale mõtlema, kellele halb, kellele hea. Aprillil 1955 kaebas Albert Einstein valurinnas ja toimetati haiglasse. Talle pakuti operatsiooni, kuid ta keeldus sellest ning Einstein lausas: "Ma tahan minna, kui ma tahan. See on maitsetu, pikendada elu kunstlikult. Ma olen oma osa ära teinud. On aeg minna. Ma teen seda elegantselt." Ja nii suri maailmakuulus teadlane juba järgmisel päeval, 18. aprillil. Surnu keha lahkamisel eemaldas patoloog Einsteini aju ning jättis selle enda kättehoiule. Arvatavasti patoloog tegi seda ilma pere loata. Ülejäänud keha kremeeriti ja tuhk puistati salajasse kohta. Einsteinil paluti olla Iisraeli president, kuid ta keeldus sellest. Ta uskus, et rassism on haigus. Kanada teadlased, kes uurisid Einsteini aju, leidsid, et üks aju osadest, mis töötleb ruumilisi suhteid, 3D visualiseerimist ja matemaatilist mõtlemist, oli 15% laiem kui inimestel, kes omavad normaalset intelligentsust. See oli lühike kokkuvõte ta elust.
Einstein jääb igavesti ajalukku.